21. sajandil, see on ka natuke rumal. Pigem, millest on puudus, on see eetiline kompass ja arusaam, et on väga palju asju, enamus lubamatud asju, lubamatud, ütleme, eetiliselt, moraalselt, ei ole seaduses kirjas. Seaduses on need asjad kirja pandud, mis on nüüd kõige ekstreemsemad näited, aga inimeste petmine võib-olla mitte rahalike vahenditega mingi muul viisil on lihtsalt ebaeetiline, sa ei saa minna vangi selle eest, aga see on sama liiki halb käitumist, kui on rahaliselt kedagi petta. Nii et kui vaadata neid skandaale, siis nad on, ma usun, kõiki, väga paljusid loodetavasti pannud mõtlema, et kuidas siis paremini käituda ja kuidas kasvatada oma lapsi nii, et nemad nii ei tee. Teisalt ma arvan, et see on olnud väga positiivse puhastava mõjuga. Palju parem on, et me teame nendest asjadest nüüd, kui et me ei teaks. Ja ma usun, et oli kainestav näha ka, et need mõned inimesed, kes on käitunud või ennast näidanud kui eriti eetiliselt ja puhtad inimesed tegelikult võib-olla seaduse mõttes ei ole midagi valesti teinud, aga käitumine ikka jätab palju soovida. Me oleme oma ajaloo küsimustes, mulle tundub nii. Võib-olla ma eksin ja kindlasti on võimalik olla veel põhjalikum. Uurinud päris hästi seda, mis on toimunud 40. aastatel ja küüditamise küsimused ja nii edasi, aga vahetevahel tundub, et rääkimata ja lõpuni nii-öelda tõde otsimata on jäänud ajastus, mis puudutabki seda sama 80-ndaid ja sageli ka neid endisi kommuniste, kes täna võiksid seletada, mismoodi asjad siis nende silme läbi olid ja mida nad oleks pidanud tegema või oleks tahtnud teha. Kas me peaksime rohkem nende küsimustega siin samas lähiajaloos tegelema? Vastus on ja ei. Jah, ma olen ise kutsunud ellu Mälu instituudi, et see oleks koht, kus teaduslikult neid asju uurida, sest muidu me allikmaterjal kaob. Inimesed ikka mäletavad, mis juhtus. Ja eriti, kuna meil dokumentatsiooniga on teatud probleeme, kuna dokumentatsioon ei asu Eestis. Ja ma tegin selle just selle sooviga, et ühelt poolt meil on see aeg tiksub, meil on vaja teada, mis tegelikult juhtus. Samal ajal teine põhjus, miks ma tahtsin seda Mälu instituudi teha, oli see, et me tõstaks seda aktiivsest poliitika diskussioonist kõrvale. Et me ei saaks lõpmatuseni öelda, et see on vana kommar või midagi vastupidist. Et ma usun, et tõepoolest iseseisvuse 21. aasta sees juba, nagu me oleme, me võiksime keskenduda rohkem olevikule ja tulevikule, mitte unustades minevikku, kindlasti mitte, aga teha seda ütleme sine ire et studio, ehk uurides seda, teha seda ilma nende emotsioonideta, et me ei saaks seda lähiminevikku kasutada malakana ühe või teise inimese, erakonna või muu vastu. Mitte unustada, aga pigem teadvustada endale, mis tegelikult juhtus, sest nagu me teame, mälu on petlik. Nii et see vastus on ja ei. Rohkem teaduslikku uurimist, vähem ajaloo toomist meie igapäevasesse ellu. Härra president, kui tulla sündmuste juurde, mis siin lähinaabrite juures on sellel aastal toimunud, kas Eestis võib korduda vene keele riigikeeleks hääletamine nii, nagu see toimus Lätis? Eesti riik loodi aastal 1918 ja Eesti riik taastati juriidilise järjepidevuse alusel ja Eesti presidendi roll on kaitsta neid aluseid, neid põhialuseid. See, et Eesti okupeeriti, on üks suurimaid tragöödiaid Eesti rahva ajaloos,
aga see oli ebaõiglus. Ja sellest ebaõiglusest ei tulene mingi uus õigus. Roomas oli juba põhimõte ex injuria jus non oritur, ebaõigusest ei sünni õigus. Me ei hakka ütlema, et jah, meid okupeeriti ja seetõttu nüüd me muudame oma riigi põhialused. Need põhialused on kestnud kogu aeg alates aastast 1918. Räägime natukene sellest, mis 2011. aastal ilmselt meie inimesi kõige enam, mis muutus kõige enam. See on see, et uuest aastast, aasta algusest tuli meie kõikide rahakottidesse uus rahatäht ehk siis euro. Ja praegu, kui on aasta möödas poes käies, oma igapäevaseid arveid makstes, tuleb lihtsalt tunnistada, et see kõik on meie jaoks läinud oluliselt kallimaks. Kas oleks mingit vahet, kui meil ei oleks eurot? Seda me ei saa mitte kunagi teada. Väga hästi saab teada. Vaadake, milline on inflatsiooniprotsent Lätis, Leedus, Poolas, Tšehhis. Me saame väga hästi teada, kui palju selles on euro ja kui palju ei ole selles euro. Ja selles on väga vähe eurot sees, selles hinnatõusus. Inflatsioon on tõsine probleem. Mitte ainult Eestis, vaid kõikjal. Aga mis on euro meile andnud? Mujal on tekkinud usk Eesti majandussüsteemi vastu. Ja kui vaadata seda suurt tõusu investeeringutesse Eestisse, tegelikult investeeringute tagasitulekut, sest investeeringuid tõmmati masu ajal välja, kartuses, et Eesti devalveerib. Need investeeringud tagasi tulnud ja uued on juurde tulnud. Meie majanduskasv ei oleks olnud kaugeltki nii kõrge, kui ta on praegu, kui meil ei oleks tulnud euro. Nii et meil on, ma võib-olla räägis ka hiljem natuke nendest minu muredest, aga kindlasti ei ole euro see mure, et sellega on midagi halba. Mul oli huvitav lugeda ühes lehes mõni nädal tagasi, kuidas oli siis suur pealkiri, et Ida-Euroopa riigid kannatavad Euroopa majanduskriisi all kõige rohkem, ütleb Rahvusvahelise Valuutafondi president Christine Lagarde. Siis ma vaatasin originaalartiklit, mis oli Financial Timesis, ei olnud siis tõlgitud, aga nad jätsid välja selles eestikeelses versioonis. See kõige olulisem osa on see, et ütles Christine Lagarde, Ida-Euroopa riigid, kes on väljaspool eurotsooni. Tegelikult mööndes, et eurotsooni sees on väga palju probleeme. Ei saa kuidagi eitada. Lihtsalt, et need mõjud on palju suuremad väljaspool eurotsooni ja me juba näeme, kuidas rumeenlased, ungarlased ja teised juba kurdavad, et kui asi läheb tõsiseks, nagu on ilmselt praegu läinud, siis esimene koht, kus tõmmatakse raha välja, on nendes riikides, kus ei ole euro. Nii et praegu on raske aeg, ei ole mingit mustvalget pilti, küll aga on selge ja peaks olema kõigile selgis loevad majandusajakirja ajalehti, tõsiselt loetavad, et meie olukord on kindlam euro sees kui väljaspool. No kuidas see tundub? Me oleme nagu hakkama saanud selle rolliga olla hea näide, olla hästi toime tulnud oma majanduslike probleemidega või on siin veel ka, oleks olnud mingeid võimalusi, kus me oleksime saanud veel ma ei tea, paremini, nutikamalt asja ajada? No kindlasti leidub alati kohti, kus me võinuks midagi paremini teha. Ma ütleks, et tuleproov seisab alles ees. Et eurotsooni kriis kestab ja siin praegu vaadates oleme paremas seisus kui teised riigid selles osas, et kriisi põhjustaja elamine üle oma võimete ei ole Eestis probleem. Et me oleme kõige väiksema võlgnevusega riik eurotsooni sees. Piltlikult öeldes võiks öelda, et on väga palju riike eurotsoonis, kes on lihtsalt läinud oma krediitkaardiga hulluks.
unustades, et tuleb oma krediitkaardi arvet ka kunagi maksta. Ja mõned otsivad lahendust, et ups, ma kulutasin nii palju, ma ei jõua tagasi maksta, et äkki teie maksate minu arved ära. Ja samal ajal tuleb tunnistada, et erinevad fondid spekuleerivad selle peale ka. Kuna Eesti riigivõlg on nii imeväike, siis meie jääme sellest mängust välja. Meil võib jääda muidugi maksja kohustus mingil hetkel, tahame me seda või taha. See võib jääda, aga see kohustus tuleb nii ehk naa. Ja see, kui mõni riik läheb pankrotti, nagu ma varem rääkisin, see mõju saab olema eeskätt ja kõige esimesena nendele riikidele, kes on väljaspool eurotsooni. Lõppkokkuvõttes ütleme, me oleme Euroopa Liidus, me oleme NATOs ja me oleme eurotsoonis. Meie põhimurede osas on need 3 kõige paremat lahendust. Selle ei ole ühtki ideaalset lahendust, aga millist neist lahendustest loobuksime meie arvestades, kus me elame. Ma saan aru, me kuskil oleksime Island öelda, et meil on seda vaja, meil on Euroliit vaja, oleme Iirimaa, ütleme, NATO, mis meil siin NATOsse, miks meil on vaja. Aga arvestades, kus meie elame, arvestades meie keskkonda ja ümbruskonda, siis küsimus jääb alati, millisest nendest asjadest me peaksime loobuma. Mina küll ei kujuta ette vabatahtlikult loobumist üheski nendest. Kui maailm oleks hoopis teistsugune, siis võib-olla võiksime huvitava intellektuaalse diskussiooni siin pidada selle üle, kas tasub olla NATOs või mitte, kas tasub olla Euroopa Liidus, kas tasub olla eurotsoonis, aga olles realistlik ja ma usun, et igaüks meist, kui me mõtleme realistlikult ja kainelt, jõuab tõdemusele, et jah, eurotsoonil on hind, Euroopa Liidul on hind, NATOl on ka kõrge hind, aga me oleme valmis seda hinda maksma, sest me teame võib-olla paremini kui mõned teised, mis juhtub, kui sa ei taha seda hinda maksta. Härra president, ma mäletan aega, kui te välisministrina ütlesite ühe sellise loosungi ja lause, et Eestist võiks saada igav Põhjala riik. Ma ütlen seda tegelikult saadikuna. Saadikuna, nii, väga tore. Sõnade kaal oli igal juhul jõuline, inimestele jäi meelde ja loomulikult ei mõeldud selle all mitte ainult demokraatiat, vaid mõeldi ka sellist majanduslikku heaolu. Võib-olla keegi teine, aga mina lihtsalt mõtlesin, paneme asjadame konteksti. Nii. Aastal 1994 kogu aeg uudised, kuidas autod plahvatavad, bensiinijaamad lendavad õhku, igasugused mingid huvitavad asjad toimuvad pulla peal ja nii edasi ja siis keegi küsimu käest, et mida te soovite Eestile? Mõtlesin, ma tahaks, et oleks selline igav Põhjamaa. Ja ma jään selle juurde, me oleme tunduvalt lähedamad sellele. Selles üteluses ei kätkenud sotsiaalhoolekandesüsteemi ülevõtmine ja nii edasi. Tõsi küll, ma usun, et mis puutub Põhjamaad ja hoolivust ja omavahel inimeste suhtumine teineteise on Põhjala eeskuju väga hea. Aga praegu on päris selge ka, et selline väga kallis hoolekandesüsteem, nagu on Põhjalas või on olnud mujal, ei tule toime ilma laenamiseta. Võiksime öelda, et need riigid, kes on praegu kõige suuremates raskustes, sattusid sinna, kuna valitsused tahtsid, et nad saaksid tagasi valitud, siis võtsid veel laenu juurde, pakkusid rohkem. Et tuleb olla väga ettevaatlik. Põhjamaised väärtused jälle minu meelest on igati
igati toredad ja vajalikud asjad meile Eestis. Ja noh, see kandub üle ühele teisele teemale, millest te pole küsinud, aga